Tervist, tervist! Minu nimi Taavi Velleste ja toimetan sellises ettevõttes nagu Sunly, pigem küll siis ettevõtete grupp. Täpsemalt minu töö on Sunly City abil inimestele lähemale tuua rohelist elektrienergiat. Enne mainiti, et meil on päikeseenergia kasutusele võtuks üks võimalus, ainult üks võimalus, tegelikult päris nii ei ole. Neid võimalusi on üsna mitu. Üks nendest uutest on täna tutvustatav energiaühistu ja mul on hea meel, et ma saan energiaühistu Laulasmaa kooli projekti kohta 1,2 võib-olla numbrite keeles rääkida. Märt ennist mainis, et meil on 3 stsenaariumi elektri tootmisel. Me võime kõik ise ära tarbida, me võime osa ise ära tarbida ja osa võrku müüa ja me võime kõik võrku müüa. Ja nende 3 stsenaariumi kohta on siin kohe varsti 3 numbritega slaidi. Käime nüüd kiiresti läbi. Tegemist ei ole absoluutarvudega. Tegemist on prognoosiga, tegemist on ühe võimaliku stsenaariumiga, aga suhtarvud nende stsenaariumite vahel peavad enam-vähem paika. Ja nad peavad paika tänasel Eesti turul, ja küll, võib-olla natuke tinglikult, võrgutasud on meil natukeseks ajaks poolikud, aga kevadest kuuldavasti see vist pidi ka lõppema. Nii et jaa, elektri hinna kohta. Kellele ja kuidas elektri hind on ilmselgelt kõvasti tõusnud. Kolleeg Alexelast selgitas, miks ta tõusnud on ja kindlasti on ta meid kõiki ehmatanud. Nüüd, kui me paneme sinna päikesest elektri tootmise kõrvale, siis päikeseenergia on midagi, kuhu me teeme ühel või teisel moel investeeringu, me hooldame teda natukene, me käitame seda, aga laias laastus meie investeering määrab selle, kui palju meile 1 megavatt-tund maksma hakkab. Mis tähendab seda, et selles ulatuses, kui päike elektrit toodab, on meil hind paigas. Meil ei ole vaja karta, et homme on maagaas kallim, et meil CO2 läheb kallimaks. Päikese kütus on tasuta. Kuigi siin üks naljatilk hiljuti mainis, et tegelikult on ju ka päike põlev kivi, mida me kasutame. Aga see selleks. Hästi, ühesõnaga, me saame päikesega hinna ära fikseerida, elektrienergia hinna. Ja me saame siis seda tarbida erinevate stsenaariumite kohaselt. Me räägime praegu Laulasmaa kooli katusele paigaldatavast võimalikust päikesepargist. Pildil on näha ka kool, pildil on näha ka osa neist paneelidest. Selle päikesepargi võimsus saaks maksimaalselt olla 140 kilovatti. See on siis tippvõimsus. Sinna taha me ühendame natukene väiksema inverteri, et tagada paremat tootlust ja nii edasi. Ja siin ekraanil on siis näha numbrid, kui me läheme stsenaarium number 1 järgi, ehk siis me kasutame ära kogu elektrienergia. Nüüd, siin tärnidega on välja toodud paar väikest sellist nüanssi ka, et siin arvutustes me oleme arvestanud, et päikesetundidel päeva ajal, suvisel ajal maksab elektrienergia meil ostes börsilt 80 eurot megavatt-tund. Kes teab, kui palju maksis eile praegusel ajal megavatt-tund Nord Pooli börsil? Just nimelt. Ja see kõigub tund tunnilt. Täna on ta jälle natukene soodsam, sellepärast, et Euroopas puhub tugev tuul. Tuulikud töötavad. Nii et see kõigub tund tunnilt päris kõvasti ja me oleme siin praegu arvesse võtnud suhteliselt tagasihoidlikku 80 eurot megavatt-tund. Kalvi, oled sa päri, et see võib olla midagi realistlikku? Lühemas keskmises plaanis küll, jah. Just. Ehk siis, loomulikult see võib olla suurem, võib olla ka madalam, aga me oleme siin sellega arvestanud. Kui meil võrguelekter maksab 80 eurot megavatt-tund ja meie aastas toodame 123 megavatt-tundi elektrienergiat, siis meie elektrienergia sääst on umbes 10 000 euro kandis, võrgutasudelt säästame veel 5000 eurot ja võrkumüügist ei teeni mitte midagi. Kogu tulu umbes 16 000 eurot. Teise tärni juurde tagasi minnes võrgutasud me oleme siin arvestanud 42,5 eurot, millest 26,7 on võrgutasu, 11, miskit on taastuvenergiatasu pluss elektriaktsiis. Täna on 1, kevadest pidi ta kõrgemaks minema, kuuldavasti. Kas ta külmutatakse või mitte, seda me näeme. Et stsenaarium number 1 puhul me teenime umbes 16 000 eurot säästu tulu, kuidas iganes seda nimetada.
Teisel puhul, kui me tarbime ära 70% toodetud energiast, kõik ülejäänud näitajad on samad. Langeb meie sääst juba 14 000 euroni aastas. Ja kui me paneme selle sama Laulasmaa koolipargi ainult võrku elektrienergiat müüma, siis me teenime selle pealt umbes 10 500 eurot aastas. Huvitav. Tegelikult on see 9800. Keegi on valed numbrid pannud. Ehk siis, mis ma sellega teile öelda tahan? Et me saame päikeseenergiat kasutada hästi erineval moel. Me saame sellega kogukonnale kasu tuua rahalises mõttes ja me saame sellega kogukonnale kasu tuua seda elektrienergiat kasutades, ehk siis jättes võrgust see energia ostmata. Nüüd siin on väga oluline koht tähele panna, millal me seda energiat kasutame. Kui me räägime selle hoone energiatarbest, üsna pea ilmselt saame täpsemalt kuulda, siis võiks arvata, et sel ajal, kui päike paistab, tarbib see hoone päris palju elektrienergiat. Kui me räägime nüüd teie kõigi isiklikest kodudest, siis kui palju te päeval kodus elektrienergiat tarbite? Just. Keset päeva väga vähe. Peamiselt hommikul, peamiselt õhtul ja päike toodab energiat täpselt vastupidise graafikuga. Ehk siis, siin on küsimus, ka koduseid tarbimisharjumusi saab ümber teha, saab panna pesumasinad asjad päeval tööle, saab salvestada. Kui nüüd veel peaks toetusmeetmed tulema, siis miks mitte? See kõlab päris hästi. Aga üks moodus, kuidas kodutarbija saab päikeseenergia kasutamisest kogukonna kontekstis kasu, on just seesama energiaühistu formaat. Et kui kodutarbija ise seda ei kasuta, siis läbi energiaühistu see tulu, antud juhul siis rahaline tulu, jõuab ka temani. Või siis miks mitte ka kokkuleppeliselt mingisugusel muul moel. Nii et need on küsimused, millele mõelda. Väike punkt, millel paluti ka minul peatuda, on see, et milline see park siis välja näeb. Lihtne. Jah? Hästi, mis me näeme siin ekraani peal? See on nüüd Märdi slaidi pealt väike väljalõige. Siin ei ole rahastusskeemi, siin ei ole ühistulist tegevust, see on lihtsalt sõna otsa mõttes park ise. Park Laulasmaa kooli katusel ja 3 erinevat tarbijat. Üks neist on kool ise, teine neist on keegi kohalikest ettevõtetest ja 3. on kodumajapidamised. Kõik need tarbijad saavad oma liitumispunktidest endal ülejäänud elektrienergia samuti võrku müüa ja selle pealt tulu teenida. Aga ühistule kuuluv park selles kontekstis edastab ühistu liikmetele elektri kokku lepitud hinnaga. Märt, on see äriskeemi poolest ühistuga korrektne? Just. Ehk siis, ühistu osa on see vasakpoolne osa seal. Liitumispunktid on igal tarbijal juba eraldi. Miks ma olen siia toonud 3 erinevat liini, mida mööda elekter voolab, on see, et tehniliselt on väga raske ühe inverteri tagant erinevaid tarbijaid kuidagi mõõdetaval moel teenindada. Ehk siis selle sama 140 kilovatise pargi taha võiks ühendada 3 inverterit, 1 kooli enda jaoks, 1 ettevõtte jaoks või ettevõtete jaoks, kui seda võrdselt jagatakse, 1 kogukonna eraisikutest liikmete jaoks. Et see on tehnilisest aspektist see, mis ma teile näidata tahtsin. Kui kellelgi on küsimusi, tulge pärast julgesti küsige minu käest. Võime arutada neil teemadel, võime arutada ka paneelis. Minu poolt praeguseks kõik. Täiendavad nüansid, palun hiljem. Aitäh! Aitäh sulle! Aitäh, Taavi! Ma kindel, et neid täiendavaid nüansse eelkõige just ka selles järgnevas töötoas saab väga täpselt ja väga pikalt rääkida.